Betsafe'i rallikulud kutsuvad oma 5. episoodis Auto24 rajale täna mehe, keda me kõik teame ja enamik meist ka võib öelda, et armastab. Tippnäitleja Pärnumaa oma mees Märt Avandi. Kui film Teisikud on meile kõigile tuttav, siis just see mees peaks mängima selles filmis peaosa, kui see uuesti tuleks. Kas ta on sellega nõus ka? Kohe kuuleme. Mis tundega tänasele võistlusele vastu lähed? Tunnen suht hea hetkel, et 2,5 aastat on selle hetkel tööd tehtud, et... Niisiis, Märt Avandi. Märt, ma tegin sissejuhatuses natukene flirtisin mõttega, et kui kunagi peaks tehtama Eestis uuesti film Teisikud, siis poolega sa sellest oled juba hakkama saanud. Ehk Jaak Joala laule sa oled laulnud, teinud seda ikka väga-väga hästi. No, ma ei taha isegi kiita, vaid ma lihtsalt ütlen, nii see ongi. Ja mul on see plaat siiamaani autos ja ma kuulan seda aega, kui mul on see nostalgia hetk. Täna on siis casting, kus sa justkui oled nii-öelda autoroolis. No vaat, Žiguli 05, oli, mis ta 07 oli tal enne? Žiguli 07 ralliautoga ma tahaks küll sõita, see oleks jube äge ikka. Täna on tagaveoline Toyota, see on kindlasti ka midagi, mis... Kahtlemata, ma ei ole millegi sellisega kunagi kokku muutunud. Ma olen oma autoga, oma Opeliga olen Hermaniga, pojaga Hermaniga olen käinud ringrajal siin samas, aga noh, isegi sellega oli päris lahe. Aga ikkagi ma tahan teada, kas sul on selline mõte, kui oleks keegi ütleks, et kuule, teeme selle Teisikud. Ma tahaks natuke paremat stsenaariumit. Natuke paremat stsenaariumit. Natuke paremat montaaži ka. Selles mõttes, et selle Teisikud on imearmas film. Me kõik armastame teda, aga mitte sellepärast, et see on hea film. See ei ole hea film. Olgem ausad, see ei ole. Aga sa ikkagi alati vaatad seda, kui see tuleb. Vaatan ikka, jaa. Palju korda olen näinud, aga see ei ole üldse hea film. Ja põhimõtteliselt, kui me oleme ikka omavahel rääkinud, et Eestis tehakse ka filmidele nagu castinguid, ehk kõik ju teavad, kes mis näitlejad on. Siis põhimõtteliselt sellele filmile ei peaks tegema castingut, sest sinna sul konkurentsi no ei ole. Ma teen hea meelega. Remake Teisikud. Absoluutselt, ma olen nõus kohe. Kuidas üldse näitajatel on, et siis, kui see vehkleja sul tuli, eks, et siis räägiti palju, et sa tegelikult käisidki nagu vehklemise trennis, õppisid seda ära. Tambet Tuisk õppis siin mootorrattaga sõitma vastavalt sellele, kuidas filmis oli vaja sõita ja varem polnud sõitnud. Sai ka tegelikult filmis päris hästi hakkama. Peab tegema sellised asjad ära. Peab tegema, jaa, sest et eriti vehklemine, ta on niivõrd tehniline ala, eks ole. Tegelikult nagu selle sama autosõiduga, enne kui ma siia tulin, ma mõtlesin, et see näeb nii lihtne välja ja kui ma sinna ringrajale lähen, ilmselt ma saan kohe teada, kui raske see tegelikult on. Samamoodi on kõikide asjadega ja eriti muuses vehklemisega, sest et ta näeb ikkagi välja lihtsalt kui sa kõrvalt vaatad ja oled täielik võhik, siis see näeb sellise lihtsalt kargamisena välja ja lihtsalt vehklemisena. See on erakordselt tehniline ala ja kohutavalt suurt võhma nõudab ala. Nii et usutav ekraanil välja näha, ma pidin käima vähemalt 2 kuud ikkagi regulaarselt intensiivset trenni tegema. Ja et usutav näha Ironmani rajal välja, peab palju rohkem trenni tegema. Peab, jah. Oi, ma ei tea, kas ma nii palju jaksan trenni teha, et seal usutav välja näha. Viimane 10 kilomeetrit ma ei ole usutav enam. Aga seda me saame veel näha, et see ei ole enam kaugel. Siin rajal sa oled elus tegelikult me teame saladust käinud. Küll mitte nii-öelda võidusõiduautoga, aga oma mis autoga? Opel Insignia, täitsa tavaline pereauto selline. Ja sa said vähemalt küla peal jutud käivad, et Avandi sai siin kummid vilisema. Sain jah, kummid vilisema. Pärast oli autost natukene kahju ka, sest kärsahaisu tuli. Aga sel hetkel, kui ma siin ikkagi kihutasin, siis ei olnud autost üldse kahju. Siis adrenaliin oli laes ja jube äge oli, väga äge. Laivis minu esimene mälupilt sinust on küll aastaid tagasi. Ja see oli TV3 parklas. Ma ei tea, kas sa ise mäletad seda või mitte. Kui sa tulid autost välja, kitarri võtsid ka. Ja ma pidasin vajalikuks ikkagi öelda, et kui auto vaheta küll välja. Oli jah, sa ütlesid jah, et see on nagu kehv auto. Oota, siis oli mul... Kuradi kollane Opel Adam, see on mul siiamaani alles. Ja ma olen... Õige, ma mäletan seda väga hästi. Ütlesid, et sul on auto vaheta välja. Esimese asjana sa ülbitsesid kohe. Aga oleme ausad, et sinna autosse peale sinu ja kitarri ei mahtud mitte midagi. Kitarr oli ka juba aknast väljas. No tõsi ta on, aga ta on ilus. See on siiamaani alles. See on siiamaani alles. Ta sõidab hästi. Ta on erakordselt ebapraktiline auto, selles mõttes, et ta üldse ei suuda kiirendada. Ta võtab oma väiksuse kohta kaugelt liiga palju bensiini, aga ta näeb äge välja. Selles mõttes, et mööda sõit on veel keerulisem kui näiteks Žiguli või Mossega.
aga Opel on kuidagi sul pere nagu mingi... Tead, see on kogemata nii. See ei ole niimoodi, et ma oleks mingi Opeli fänn, sest ma tegelikult autoasjandus on mulle pigem võõras ja mind see nii väga ei huvita. Et need on mul 2 Opelit, see on lihtsalt juhus. Kuule, kas näitlejatest on selline kõige sellisem automees, nagu, et kellel ikkagi on vägevad autod? Ma tean, et... Kirsi Tommi välja, ta pole näitleja. Ma tean, et Tiit Sukk on autofänn. Siis ma tean, minu mõttes näitleja, laulja, Koit Toome on kõva fänn. Ta on ikkagi, vähemalt armastab ikkagi neid ja ta ikkagi teab, mida ta valib ja teab, mida ta ostab endale, eks. Nii ma olen kuulnud. Aga Tiit on esimene nimi, mis mulle pähe lööb. Sukk on küll, tema teab ja teda huvitab. Sind võidusõit kui selline, kui telekas tuleb, vaatad rallit. Tead, ma vaatan siis, kui Ott Tänaki pärast ma ikkagi vaatan, aga kui ma mõtlen, olen mõelnud selle peale, et kui Ott Tänak ei sõidaks, siis ma vist ei vaataks. Isegi nii, jah? Jah, ma arvan, et siis mind ei huvitaks väga, jah. Aga ise sõitmine ikkagi mulle tundub, et huvitab väga huvitab. Ma olen väga tänulik, et sa kutsusid mind siia, sest et ma olen isegi, vaatan, see kogemus mul puudub ka, et päris rallisõitja kõrval teha mingisugune kiiruskatse, isegi kõrvalistujana, seda ütlevad kõik niimoodi, et ikkagi ikka süda läheb pahaks, eks ole. Vaat seda kogemust ma tahaks ka tegelikult ka, et ta ei pea olema isegi maailmameister Tänak, ta võib olla natukene isegi nõrgem, aga rallisõitja on rallisõitja, et need kiirused on ikkagi tohutud ja isegi kui vaatad seal seda pardakaamerat telekast vaatad, see on juba täiesti hullumeelne minu mõttes, et igas kurvis nad saavad kohe surma, aga näe ei saa, eks ole. No täna meil õnneks ei ole ralli, meil on niisugune ringraja sõit, see on natukene turvalisem ja ma tõesti põnevusega ootan, millega sa hakkama saad. Ma ka. Lähme vaatame. Ja väga hästi võtab kurvi, trajektor on hea, võimalik, et... Oota, mida sa nüüd teed? Igatahes ma tahtsin öelda, et Betsafe loosib välja 8, ei 9, sest Toomas Vana ei tule, VIP-pääset Rally Estonial. No nii, Märt, Opeli mees, siin on Toyota. No. Ja sa tahtsid, et sul oleks õpetaja, kes juhendaks. Roland Murakas, rallisõitja, äsja Viru rallil lõpuni tulnud. See on hea näitaja. See on hea näitaja. Ehk et nüüd on kõik sinu kätes. Sa kuulsid Märdi kogemusi autodega ja sellise nii-öelda, mis nende näitlejate puhul alati silma jääb. See, kui midagi tehakse, siis seda proovitakse teha ikkagi nagu täiega. No ikka. Eks see on midagi sellist, mida sa oled oodanud ja võib-olla sul natukene algus ohtlik ka nüüd. Pelgad sa seda? Ütleme, aga meie nädalate jooksul olen siin juba pidanud kõiksuguste meeste kõrval istuma, nii et tead enam ei pelgagi, juba ootan huviga, mis saama hakkab. Kui Jaak Maa on üle elatud, siis edasi on kõik lihtsalt. Siis on kõik juba enam okei. Sa ise pelgad või ei pelga praegu? Väike närv hakkab tulema. Väike närv on sees, jaa, sest et ma tõesti, ma ei tea ju, mida oodata. Ma loodan muidugi parimat ja Hermanile ütlesid kodus, kus lähed? Ja ütlesin, jah, ta tahtis kaasa tulla, aga tal on filmivõtted endal. Nii et ta ei saanud tulla. Muidugi tegelikult ta väga oleks tahtnud tulla. Ja on tõesti närv sees. Ma isegi ei oleks oodanud, aga närv on sees. Tavai, esimesed 4 ringi ja siis vaatame, mis närvist saab. No teeme nii. Ja minu jaoks on juba minekut. Ma saan juba praegu oma autoga võrreldes, see on täitsa nagu päris lahe. Siit siis läheme raja peale. Praegu on hea lihtne, kedagi teist rajal ei ole, tulemas ei ole, et võid kohe panema hakata. Kas ma teen siit õigesti, kui ma olen sisekurvis siit või? No siit ma pärast näitan sulle, aga sealt korra võiks keskel natukene välja vajuda ja siis lõppu uuesti sisse. Aha, aga siit ma olen väljast või? Siin oled siin paremas ääres ja siis ootad seda õiget hetke, kus siit enam-vähem nüüd hakkad keerama sellise sujuvama liigutusega. Ja siin pidurdama ei pea, selle pärast tuleme täiega täitsa. Okei. Siin ka koonuse juures on õige koht pidurdama hakata. Okei. Kui tugev konkreetne pidurdus, pidurdad ära, lased piduri lahti ja hakkad keerama. See, et kumb viliseb on okei või? Jaa. Ja nüüd gaas põhja. Välimist säärde. Ja siis siit hakkad vaikselt sisse ronima. Mitte nii, ma natuke... Nüüd oled täitsa sees juba, jah?
ja nüüd hakkad pidurdama. Tugev pidurdus. See on kõige aeglasem koht, võtad selle ära ja nüüd hakkad kiirendama ja lased ennast välja. Peaaegu, ei ole hullu. Et lihtsalt varem hakka siin laskma ära nii kaua peale keera, juba tee vaata avaneb välja poole, siis lased ennast ka kaasa sinna. Jaa, okei. Aha, okei, siin ei ole vaja tegelikult pidurdada, jah? Siin ei ole. Ja ka torbiku juures pidur. Sisse, jah? Jaa, sisse. Ja siis välja. Uuesti sisse. Pidur. Korra veel. Nüüd on see ka tehtud. Kui ta lehvitas, vaata seda. Assa, vana raisk, kurat, see on ikka raske persse. Aga näed, siit hakkad varem laskma ennast juba, vaata. Siis kaob see järsk koht ära sul on. Lase siukse normaalse hooga minna praegu. Ära gaasi juurde pane. Et lähed siin, lähed korra sisse. Siis tuled siia välja ja nüüd lähed uuesti siit, niimoodi selle äärest. Ja siis saad sirge hästi pikaks venitada omale. Aha, okei. Mõistad? Jaa, sain aru küll. Ja nüüd võtta siia paremasse äärde, et siit see maha minek on siis siit. Jah, see oli paha koht, jah. Aga no, kõik tuleb ära proovida ju kohe. Nüüd on teada ju. Päris lahe. Kuule, kui Jaak Mae meil siin on selline nimi, kes palju käib läbi, et alustas bravuurikalt, siis see, mida Jaak tegi, oli ikkagi läkaköha. Võrreldes sellega, mida nüüd Märt kohe alustuseks. Absoluutselt. Minul vähemalt oli üle keskmise lõbus. Üle keskmise lõbus. Ehk siis hakkame peale. Esimene kiirem ring, sealt tagasi pöördes. Auto läks kuidagi... Läks jah. Mis juhtus? No ma ei tunne seda autot nii hästi, et... Päris mina olen aru saanud, ei läinud seal niimoodi. Et ringrajal tuleb ikkagi gaasi anda ja seda ma ka tegin. Kui ohtlik see olukord oli? Tegelikult nagu väliselt tundus, et korra läks nagu ikkagi käest ära, aga siis said kätte. Hetkeks läks tõesti käest ära, siis ma tõesti kainenesin pisut selles mõttes, et ega... No selge on see, et ma nüüd paarutasin selgelt liiga palju. Ja see rajalt välja ka käisin. Nüüd, kui me uuesti proovime, siis ma proovin tõesti Rolandit rohkem kuulata. Ma kuulasin küll, aga no nii äge auto on ja ta läheb nii hästi, et ma lihtsalt ei suutnud vastu panna. Nii siis, ja see hetkeks kainenemine, see oli tegelikult kohe näha, et nagu tõmbas hoogu maha, aga see kestis täpselt pool ringi. Kuni siis... Mälu on lühike. Mälu on väga lühike. Kuni siis siin nüüd... olid rajalt väljas, tolmu lendas. Ta oli küll niimoodi, jah. Oli küll niimoodi, jah. Ütleme nii, et 2 korral olime mõlemad reisijad. Vaata, see on ju sellistel hetkedel mõistustat väga kiiresti. Ma jõudsin juba mõelda, et kui palju see auto maksab, et kas ma pean laenu võtma ja kuhu, ühesõnaga, kas ma pean oma korteri maha müüma ja nii edasi. Okei, aga siin on nagu seda ainest küll, eks? On. Aga sõit on suhteliselt veel nagu nurgeline. Et parandamise ruumi on ju ka. Kindlasti on, aga ütleme jah, et ütleme, kui võrdlen meil eelmiste nädalate meestega, siis nii-öelda alguspondid on kõigil nagu erinevad, et kes hakkab vaikselt pihta, siis on ühesugused küsimused ja probleemid on ja et siin võtsime kohe härjal sarvist, on natuke teistsugused küsimused, aga ütleme nii, et ma arvan ikkagi pinnas on hea järgmisse vooru minna. Esimene aeg sul on 1.49. Ma ütlen sulle praegu selle ära. Okay. Seni on kõik, kes sõitmas käinud, läinud kogu aeg paremaks. Aga 1.49 on sul hetkel ees. Ära liiga palju selle peale mõtle. Katsu lihtsalt asfaldile pihta. Ma proovin nüüd targemalt käituda lihtsalt, et ärme kõige mitte gaas, vaid ikkagi trajektoor esialgu. Nagu asfaldile pihta saamine, eks ole? Asfaldile pihta saamine, see oleks tore küll. See on kallis auto. Ära lõhu. Ja, olgu nii, proovin veel. Kusjuures see on hästi öeldud, jah, et esimese hooga see joon, kus sa pead olema ja siis tuleb kiirus sinna iseenesest. Käed lähevad ka higiseks. Lähevad, see on esimene jäänaitaja. Siis järelikult tunne on juba õige. Ja nüüd siit lähen niimoodi, eks ole? Jah, natuke rohkem võib-olla võid. Isegi pidas hästi. Nii, ja nüüd oli see... Siin korra, siis lased siia tagasi ja nüüd uuesti sisse.
Väga hea. Vaata, kui pikaks sa omale sirge venitasid niimoodi, õnne. Terve aeg said kiirendada. Ära pidurda, las veereb. Õige, see oli see koht. Õige. See oligi see, kus ma välja läksin. Ja. Selle pikaga siis hakkad siin umbes selle alt läbi saad, siis liigud vaikselt sinna sisse ära. Nüüd hakka sisse minema. Hakka pidurdama. Ja, väga hea. Veel. Nii keera. Ja siis lase ennast välja. Lase välja sirgeks. Ja, väga hea. Okei, seda on... Pidur lahti. Nüüd oli natuke palju. Hakkas libisema. Ja. Keera siin veidi hiljem sisse. Nüüd. Ja nüüd on see paha koht või? Ja, ei, see oligi see paha koht. See oligi see paha koht, jah. Okei. Ja lase nüüd juba välja. Hakkad varem välja laskma, siis ei teki seda nõksu. Natuke varem hakka sirgeks laskma. Nüüd võime veel, kuna saame seda rahulikku ringi ära kasutada veel trajektoori mõttes. Just. Et siin vaata, see terav koht saab tegelikult juba siin läbi. Siin saad juba lasta ennast. Vaata, siis kaob kohe, sa tunned, autos kaob kohe see külje karm vajumine ära, et siis sa lased kohe nagu kurvi järgi nii-öelda. Õige, see oli... Lähed täiega. Siin ära unusta, see on oluline. Ja, muidu siin ma kaotan aega siin, jah. Ja siin ka samamoodi. Torbikust hakkad pidurdama. Nii, vaatame. Siis siin selle koha peal sisse. Nii. Ja siis siit lased ennast siia serva äärde juba. Hops. Keerad kurvi sisse. Normaalne ju. Oi, reisku lahe. Ja nüüd siis lähme siit paremalt servast siis sinna bokselasse. Kurat. No, vaata. Siin väiksemalt. Ma räägin sulle ühe tarkuse veel. Nüüd, kui sa viimast korda lähed sõitma, kui sul on niimoodi, et sul on see poolik ring nüüd kõigepealt. Ja kui sa seda poolikut ringi siin lõpetad, siis keskendu sellele stardisirge kurvile. Et sul aeg läheb käima, kui sa sealt alt läbi saad. Et sa saaksid sealt võimalikult kiiresti välja, et sa saaksid siin stardisirgel hästi võimalikult suure hoo. Et kuna ta lend start, mõistad? Ja, saan aru, jah. No nii, teine katse. Ja kui juba tundus, et piirid on käes või kuidagi niimoodi, et auto ikkagi püsib. Hakkab juba looma, jah. Siis üllatas järjekordne kurv. Oli küll, jah. Olid risti jälle. Aga igas kurvis tuleb maksimum ära proovida. Kuidagi tuleb. Ütleme nii, et kuidas see lause on, et kiirus on õige, aga kurv on vale. Ehk et tegelikult... Märdil oli ka paar korda niimoodi. No ma räägin, Märdil sul oligi. Kiirus on sul kogu aeg hea. Lihtsalt kurv on vale koha. Jah, mulle tundub. Et iga korraga tuleb ikkagi jälle mingi üllatus. See kurv oli siin. Õige jah, aga õige jah on siis, kui see auto käib tiira-taara. Aga suures võis ma juba näen, et sulle ikkagi väga meeldib. Mulle väga meeldib. Iseasi on see, kas see nüüd, kui tõesti nüüd võistluseks läheb, et kas see autoga siis ikkagi tiira-taara ei tee. Kui ta ei tee, kui ma targalt käitun, siis ma katsun nii teha. Just. Ehk see ajas annab kohe märgata. No loomulikult annab. Nii kui ta hakkab tagumik vänderdama, siis on läbi. Ja uuesti hoogu koguma. Just. Õpilane Avandi, nüüd on sinu töö tehtud. Saadad sa südamerahuga mehe ajaringile? Südamerahuga tahaks igaks juhuks kaasa minna. Aga reeglid on reeglid. Kuhu sa ei tule, Roland? Ja, peame neid austama, nii et kõik head. Ma käitun targalt. Kusjuures sa oled esimene, kes ei taha oma ajalisele ringile õpetatud kaasa. Seni kõik on öeldud, et tegelikult ta võiks seal kõrval ikkagi istuda. No muidugi, tegelikult eks ta targem ole, aga nagu eelnevatest õppetundidest on näha, ega ma ei õpi. Kuule, nüüd lähed. No lähen, jah. Ma ütlen sulle praegu nüüd selle ajaga ära. See teise esimene kiire ring oli täitsa okei.
5 sekundit parandust, 1.44. No, see on hästi. Nüüd teise, kui sa panid lappama jälle, 1.47. Aga ikkagi kiiremini kui esimese. Nüüd oled üksinda. Hüvasti. Ei, sõida. No nii, ausalt närv on sees küll, kurat. Tahaks ikka õnnelikult koju jõuda. Nüüd järskult. Ja nüüd läheb, Oota, ei, veel ei lähe. Kurat, assa raisk, vaat see nüüd on see. Assa, nüüd. Niimoodi ja nüüd lähen täis gaasiga. Kurat, assa raisk. Nüüd hakkab tulema. Oi, hoidke nüüd oma nahk. Nii ja hops, pidu. Niimoodi. Niimoodi, mul tuleb hästi välja. Kurat, pulss on 200. Täna õhtul on etendus. Opa, ja pidur, ja ei pidurda rohkem. Ja ei lähen ilusti siit. Niimoodi ilusti, kumm viliseb kenasti, nii sään siit kurvi sisse, keskelt ja juba sisse. Ja juba lähen laugesti, ilusti tuleb välja mul. Assa raks, kui hästi mul tuleb välja. Niimoodi panen 200, vist on sees, kas siin pidurdan? Ei, vist ei pidurda, see oli see koht, kus ei pidurda, üldse ei pidurda, ei pidurdanudki, kurat. Nii, ja nüüd pidurdan, ja hopsti, opa, niimoodi, ja juba lähen laugest, kuule, mul kurat tuleb hästi välja, ära musserda, Märt, raisk, appa ja niimoodi tuleb, opa, ja tuli, oi, kurat, kogemata tuli hästi välja, ossa, raisk, appa, ja siit oli see paha koht, kus ma teelt välja sõitsin, nii, aga juba läheb, ai, väga hästi läks, oppa, niimoodi ja nüüd ma panen täie gaasiga, ma arvan, et siit tuleb maailma parim aeg. Ossa, kurat, see oli hea. Päris lahe, see on päris. Oi, õige, kurat, mul lollakas hakkab pidurda. Kurat, ära pidurda, Märt. Nüüd pidurda, ära pidurda, no pidurda. Niimoodi, siit sisse, opa. Kurat, nüüd mul hakkab alles välja tulema. Nüüd oleks pidanud selle. Nii, hops, siit sisse, op, välja ja uuesti sisse. Nii, Nii, ma olen väga põnevil. Sa, Märt, vahel kasutad enda kohta, kui sa minuga suhtled, lauset, et issand, kui hea on olla andekas, aga õnneks sa ei tea sellest mitte midagi. Ehk mina sellest ei tea. Ja oleme ausad, et kui ma vaatasin su sõitu ja see on esimest korda, siis ma pean tunnistama, et see vist nii ongi, et ma ei teagi, mis tähendab olla andekas. Sa tulid ja testisid kohe täiega piire. No vaata, ega ta ilmselt oli... Kui Roland oli kõrval, eks ole, siis mul see ohutunne kippus kaduma kuidagi. Sest et kui ma esimese pool piruetti tegin ja rajalt välja sõitsin, siis Roland jäi nii rahulikuks. See võib-olla ei olnud Rolandist väga tark, sest et ma sain julgust juurde. Et nii ta läks, aga no ma ikkagi nii palju mul mõistus ikkagi koju jäi, et ma päris tõsiselt ohtlikku olukorda ei ennast ega Rolandit ei pannud. Aga kompisid tõesti, selleks me siin ei oleme. Selle jaoks me siin absoluutselt oleme ja selleks, et me siin oleme, Roland jõudis mulle öelda, et nende 2 korraga, mis ta tema sinuga sõitis, see raja tagumine osa, mida me nimetame seal, siis see veldi kurvis tulek, et seal sõita täisgaasiga, et sa ikkagi päriselt temaga koos seda ei teinud. Ja. Nüüd, kui sa olid üksinda rajal, sa tegid seda. Ma tegin, jah. Ma ikkagi... No jaa, sest Roland ütles... Jäid uskuma, Roland ütles? Roland ütles, et tee.
Nii, ma tegin, jah. Ehk sa tulid siit täiskaasa? Ja. Ütle lollile, pista pea ahju, ta pistab kohe. Ega sa ei jõudnud vaadata siis, mis see kiirus seal oli? Ei, ma seda ei jõudnud üldse vaadata. Mul oli, ma üldse kiirust ei tea tegelikult, mis mu kiirus võis olla. No, tegelikult mul ei ole õrna aimuga. Ma üldse sinna allapoole ei vaadanud, ainult välja vaatasin. Ma olen väga põnevil, ma ei ole vaadanud aegu. Tuletame meelde, et 1.49 sa alustasid, 1.44 siis teine, sinna vahele siis mõned põllul käimised ja seiklused rajal risti. Ja nüüd me vaatame siis ära su aja üksinda sõites. Sa parandasid? Parandasin, väga hea. Ja su aeg on 1.43.260. Ikkagi, no mitte eriti siis ei parandanud, aga no ikkagi parandasid. Just, ja sa lähed tabelis hetkel väga napilt küll, aga sa lähed 4. kohale. Ehk tabel on siin, Jaak Mae on liider, Raio Piiroja teine, Summer 3, sina nüüd 4 ja Rauno 5. See paneb mulle egole väikese põntsu. Paneb, jah? Jaa, sest ma arvasin, et ma olin päris kiire. Mulle tundus ka, kusjuures just see sama kiire ring, mis sa tegid, mulle tundus ka, et see oli su parim üldse, mis oligi tegelikult parim. Aga ma arvasin, et see oli isegi vähe parem kui see 1.43. Jah. Tegelikult jah, mis seal ikka, eks, aga tuju läks küll praegu ära. Mulle tundus, et mul tuli hästi välja. Näed sa, närvi sisse. Kuradi Raio ja kuradi Summer. Kuradi Mae. Kuradi Mae, jah. Kes need kutsus siia? Ma mõtlen ka, ärge laske, need on juba ära olnud need eetris nüüd. No jah, mis on ikka enam teha. Mis siin ikka enam teha? Äge oli, tõesti Kalev, väga äge. Mul on hea meel, et sa tulid ja ma arvan, et sa tuled veel. Ma tulen veel vist. Ja kusjuures Raio on ka öeldud, et tuleb veel, nii et töötasin Pärnu mehed, pange punt kokku ja siis Raio õpetab sulle, kuidas sõita tuleb. See käib, jah. Kuule, ole see tänatud. Aitäh sulle. Juba äge. Väga hea. Pool meie tabelist on nüüd koos, pool on veel täitmata. Ehk 5 meest on käinud, 5 meest tulevad veel. Märt hetkel 4. kohal. Kes on 6. mees, näete juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni. Need Toyota rajaautod olid 11 korda meie käsutuses, et näha ära, kuidas 11 erineva ala tuntud Eesti inimest nende autodega siin rajal hakkama saavad. Meil oli olümpiavõitjaid, meil oli muusikuid, meil oli näitlejaid, meil oli ajakirjanikke. Kes teist sõitis välja kiirema ringiaja? Te saate seda varsti näha, aga enne kui saate näha, vajutage subscribe'i nuppu. See toob värsked episoodid kõige kiiremini teieni.